Tere õhtust vaatama Noortemeedia uudiste saadet. Tänased saate teemad on järgmised. Apple M4 Mac Mini, Farming Simulaatori maapinna deformatsiooni informatsioon, Farming Simulaatori uus ajakiri ja Eurotrackil on oodata uut Mappi DLC-d. Tänase saate esimeseks teemaks on Apple Mac M4 Mini või M4 Mac Mini, kes kuidas öelda taha. Apple kuulutas Maci nädala raames välja uusi arvuteid, sealhulgas ka uue Mac Mini, mis on tõepoolest pisike. Kui eelnevalt oli ruudukujuse Mac Mini küljepikkus, nüüd tulevad numbrid. Küljepikkus 19,7 cm, siis uue M4 Mac Mini külg on kõigest 12,7 cm pikk. See tähendab, et Apple'i pisikese lauaarvuti pindala on rohkem kui poole võrra vähendatud. Samas on paremaks jahutamiseks tehtud Mac Mini veidi kõrgemaks. Lisaks disaini muudatustele on muutnud ka kaablipesad. Esimese Mac Mini esipaneelil pesab puudusid, kuid uue versiooniga esiküljele on Apple asetanud kõrvaklapipesa ning 2 USB-C liidest. Tagant leidub 3 sarnast veel. Minevikku on jäetud täismõõdus USB-A pesad, kuid õnneks on tagapaneel alles nii HDMI kui internetiport. Mõistagi on värske Mac Mini varustatud M4 generatsiooni protsessoritega. Valida saab tavalise M4 ja võimsama M4 Pro vahel. See on esimene kord, kui Apple näitab M4 Pro jõuallikat avalikkusele. M4 Pro'l on 14 tuuma, 10 jõudlus ja 4 efektiivsustuuma. Kuni 20 tuumaline graafikaprotsessor võrreldes tavalise M4-ga lausa 2 korda kiirem M3 puhul kritiseeritud mäluribaalaius on tõstetud 273 GB peale sekundis. Samuti toetab M4 Pro jõuallikas Thunderbolt 5 standardid, mille ribalaius on tõusnud võrreldes Thunderbolt 4-ga 2-kordseks. Lisaks on nüüd Apple suurenenud baasmudeli RAM-i mahtu, milleks siis nüüd 8 GB asemel on 16 GB. Tänaseks saate teiseks teemaks on Farming Simulaatori maapinna deformatsioon. Tänane teine teema on meil siis Farming Simulaator 25, mis on siis üks ainsaid Farming Simulaatori teemalisi uudiseid, mis üldse läbi käib. Ning eelmisel nädalal avaldati, et FS25 peaks maapind hakkama deformeeruma, kui sa sellest üle sõidad. Nüüd aga vaatame natuke seda treilerit ning siis räägime selle teemal edasi. Esimene tagasiside, mis on inimesed tulnud, on pigem negatiivne selle treileriga seoses. Kuna selle jaoks on olnud mood olemas juba Farming Simulaator 19 ajast. Lisaks on inimesi, kes arvavad, et see ei toimi üldse ning nagu seda väidab Giant Software ise. Kuid kõige kindlam on ilmselt oodata kuni 12. novembrini ning siis endale see mäng osta ning ka teada saada, kas see mäng on selle raha väärt ehk siis maksta selle mängu eest 50 € või mitte. Oma arvamuse saate muidugi jätta ka Noortemeedia kodulehel aadressi noortemeedia.eu ning leides sealt üles Farming Simulaator 25 uudise, mille all selle saate kirjutada. Farmingu uus ajakiri, ehk siis jätkame, nagu te ilmselt arugi saate, siis jätkame Farming Simulaatori teemadel. Farming Simulaator on juba, kes teab mitu aastat andnud regulaarselt välja Farming Simulaatori teemast ajakirja. Ning kes vähegi jälgib rohkem, mis toimub Farming Simulaator 25-ga ning hoiab selle teemaga ennast rohkem kursis, siis ilmselt ka teab, et möödunud nädalal tuli välja novembrikuu Farming Simulaatori ajakiri numbriga number 7. Ning selle ajakirja seekordsed teemad on järgmised. Farming Simulaator 25 funktsioonide eelvaade,
modifikatsioonide ülevaade sügise 25 paremat modifikatsiooni ehk siis moodi, mis mängul on tehtud. Riistvara ülevaates on seekord süütelukk, mis on disainitud spetsiaalselt farming simulaatori jaoks. Ma muidugi ei saa aru, miks keegi sellist asja ostab, aga tuleb välja, et inimesed on ostnud. siis sõidukite tootjatest on tähelepanu keskpunktis seekordses ajakirjas New Holland toodetavad traktorid ja muud sellised masinad. Science'i intervjuu Florian Puusega või Puusiga või mis iganes taga ei oleks. Moodteam Spotlightis on seekord Farms. Okei. Ja suunamudjate tähelepanu keskpunktis on Emhus & Co. Farmingsimulaator, liik ja sündmuste aruanded, juhend, näpunäited, nipid ja koomiksid ja palju muud on seekordses Farmingsimulaatori ajakirjast. Loodan, et teile meeldib see ning head lugemist. Tänase saate neljandaks ning ka viimaseks teemaks on Eurotracki varsti ilmuv Mapi DLC, mis läheb veel põhja poole Euroopasse ning annab sellega juurde 10 uut linna, mida avastada. Enne kui me nüüd sellest natukese edasi räägime, nii palju kui meil on infot kogutud tänaseks saateks, vaatame ära selle Mapi või DLC treileri. Selline nägi siis Eurotracki uue DLC treiler välja, mille nimeks on Nordic. Näeb väga põnev välja ning loodame, et see saab lähikuudel valmis ning tuleb ka müüki. Ning proovime ka teid kursis hoida erinevate lisauudistega, mis sellel teemal veel tulevad. Salvestad või? Oh jah. Selline oli meie seekordne saade. Loodan, et teile meeldis ning kindlasti andke meile teada, mis teemasid me võiksime kajastada. Lisaks ärge unustage, et kui te tahate midagi tellida aadressit pood.nortemedia.eu, siis tehke seda juba enne 15. novembrit. Kohe siis saate olla kindel, et see jõuab jõuludeks teieni ning kindlasti leiate sealt endale või mõnele oma sõbrale midagi meeldivat. Ning ostes sealt saate ka Noorte Meediat ja Mängurka tegevust toetada. Kuid selleks korraks on kõik. Kohtume taas 18. novembril kell 21.00. Minu poolt kena õhtut!